aitamas Aleksander Kattel ja Jan-Justin Paju ja neljas kohtunik Richard Toom. Porila vilistas mängu alanuks ehk siis sõidame ja liiga tühjad. Teinekord ei püsi joone peal ja päris teravalt tuleb sinna värava peale. Vainola pidi rusikatega sekkuma ja Kollo palliga. Ja saab Lindberg mööda vasakut äärt minna, pall püsis väljakul. Lindberg on karistusalas ka, pall jätkuvalt karistusalas. Väga palju on need punaseid särke, aga kuidagi saab Skvortsov lüüa. Pall siis neile tagasi. Aga nüüd jälle Läti tulemas. No, terav sööt käis sealt väravalt läbi. No, vara rääkida, Läti jälle tulemas. Sööt karistusalas. Kukutakse ka ja penalti Lätile. Ai. Ja meeskonna kapten Vaino oli see, kes vead. Spade versus Vainula. Spade lööb ja veeretab palli sisse. 34. minutil läheb Läti 1-0 juhtima ja see on paha uudis Eestile. Sedasi oletatav jutt. Pikem out ja pall on värava ees lahti, aga ei jõudnud Lohmatov sinna. Pall jätkuvalt karistusalas, pall Japkin, aga ei. Lohmatov mööda paremat äärt, leiab üles pall Japkini, oodatakse lööki ka, see tuleb, aga palju puudu, et oleks selle pallini jõudnud, aga oli seal lätlaste kindamees vahel ja nüüd siin mängitakse tulega, pall Japkin võidab palli, posti ja ei suuda Nikola sisse lüüa. Premium liigas oma jagu mänginud. Aga hetkel lätlased rünnakule minemas, Liiv kukutab ja järjekordne penalti Lätile. Oi. Kõik ootavad. Weinbergs versus Vainula. Ja läheb ikkagi sisse, Vainula arvas selle poole ära, aga no, eks me kohe näeme muidugi kordusest ka, aga tundub, et seal see pall kuidagi põrkas üle Vainula käe või väga õnnetult läks see sinna sisse. Klaariti ja nüüd suunduvad lätlased vastu rünnakule ja päris suurte jõududega. Senderdus karistusalasse ja ikka kuidagi jõuab pall lõunanaabritele. Vainulalt toivaline tõrje ja Liiv ka veel joonelt. Lindberg lööb ja no ei jäänud väga palju puudu, aga ega ei määrata. Selle natukene no vahet ei ole. Läks põnevaks see olukord, aga juba kukelt söötajate poole. Lindberg jätkab ja Viitols püüab. Terav ja madalt Senderdus. See klaaritakse ja Porila vilistab mängu lõppenuks. Läti U19 koondis võitis tänavuse aasta Balti turniiri. Eesti U19 noormeeste koondise peatreener Siim Valtna. No praegu tuled autasustamiselt. Mis tunded sind valdavad, vaadates, kuidas lätlased meie koduväljakul tähistavad? Jah, mis ma nagu oskan öelda, et Leedut võitsime Leedut ja siis need ootused olid ka sellised, et kurat, nüüd me paneme siin lätlastele ka, et ega see lätlane ei olnud mingi nagu naljapunt, et paraku võimalusi oli. Jah, läks niimoodi. Millest täna puudu jäi Läti vastu? Ma ütlen, seda mängu peab nagu nii vaatama, aga oli väga palju ka positiivset, sest et tegelikult see on nagu, ütleme, et aasta algus me saime esimesed 2 rahvusvahelist mängu ja tegelikult see on nagu pikem protsess, milleks me ette valmistume, et aasta lõpus kuni novembris seal on nagu tähtsad mängud, et saame selliseid mänge, mida poistel vaja on, rahvusvahelised mänge ja
nii on. No tabel oli üpriski põnev, et kõigil 3 punkti, aga lõpuks jäite 3., läite esimeseks, et mis sa nagu selle kohta kommenteerid üldse, et kuidagi siuke põnev lõpplahendus? 3 võistkonna turniir, et selline see formaat on, et sa esimese mängu võidad, et ma ei tea, kõigil on võimalik võita siin väravate vahe ja nii on. Lõime esimene mäng vähem väravaid ja nii on. Mida positiivselt kaasa saab võtta sellelt turniirilt? Nägin nüüd see 10 päeva, kui me saime laagris olla, ma nägin mängijaid väga nagu lähedalt, millised inimesed nad on, millised oskused, kes mängus, kes treeningutel, kes üldse, ma ei tea, laagriski, et kuidas. Et see oli väga oluline teada. Ja mängupildist ka. Eks tuleb lihtsalt üle vaadata ja meil olid kindlad teemad, millega me nagu peame tegelema, mida me pidasime vajalikuks ja need tegelikult olid meil paigas. Ja need toimisid. No novembris on väga tugevaid mänge oodata. Mis mõtetega sa sellele vastu lähed või sa pigem veel ei mõtle sellele? Ikka mõtlen. Eks me oleme vaikselt alustame ettevalmistust, vaikselt laome kihte juurde ja mõtteid ja nii on. See on lihtsalt pikem protsess.